kui tal endal motivatsiooni ei ole, siis on väga keeruline sõltlasega tööd teha. Ehk siis võimatu jah, et ta peab olema ikkagi sellises etapis, kus meil annab juba koostööd teha, et ta saab aru, et see on probleem. Aga kui meil on tegemist näiteks kliinilise patsiendiga, et nagu tõesti selline nagu tugeva sõltuvusega inimene. Võtame selle tavalise 18-aastase, kes telefoni rullib. Ütleme, ega tal on ka ju ta on väga impulsiivne ja rahutu hing, et sa lööd selle jala uksega lahti ja lähed, ütled, et no nüüd on kõik, kella 9 lähevad kõik telefonid välja. Siis pigem ütleme noorukitega ma tavaliselt siis üks ühele räägin nagu, et mis on need asjad, mis sind nagu hoiavad seal kinni ja kas sa oled valmis ikkagi neid asju tegema varem ära ja kindlatel aegadel, et me panemegi siis päevakava kokku. Need, kellel on tugevam sõltuvus, seal on siis ikkagi vanemate kontroll juures veel, et ta piirab ja käib ja kontrollib teda ikkagi. Ja vanema käitumine selle juures peab olema ülirahulik ja toetav. Ta on meil see värisev sõltlane, et talle peab nagu kätt peale andma, et me ei tohi temaga karjuda ega röökida, olla nagu kriitilised. Sest et sõltuvus ei tule lihtsalt lambist kuskilt. Keegi on seda kõvasti toitnud ja tavaliselt toidavad vanemad seda. Ja kui me räägime näiteks toidusõltuvus või mis iganes on ju, või arvutisõltlased, noored 17-aastased, kes on ennast üle söönud, see ema toob selle toidu talle teisele korrusele sinna arvuti kõrvale. Ta toidabki teda. Naiste jutud. Armsad naistejuttude kuulajad, täna me räägime unest. Ja see on alustala, millel püsib kogu meie heaolu, meie vaimne tervis, meie füüsiline tervis, meie hea enesetunne ja meie välimus. Mina olen Kristiina Roodes ja selle teema kohta oli uskumatult palju küsimusi ja väga-väga palju muresid. Ja ma loodan, et kõik need küsimused saavad vastuse ja mured, kui mitte lahenduse, vähemalt kätte tee otsa, kust kaudu lahenduseni jõuab, sest mul on külas psühholoog ja uneekspert Kene Vernik. Tervitus, Kene! Tere! Miks uneteema sind nii hirmsasti huvitab? No see kuidagi sattus mulle sülle, kui ma olin väga noor ja alustasin oma tööd Tartu psühhiaatriakliinikus unekeskuse osakonnas, kui ma olin 21-aastane. Ja see oli midagi sellist, mis tollel ajal, millest ei räägitud. Ma isegi ei teadnud, et selline asi on olemas nagu unekeskus kliinikumides. Ja kõik see paelus mind selles mõttes, need patsiendid, minu õppejõud, minu õpetaja, doktor Tuuliki Hiion, kelle juures ma õppisin seda unetehnoloogiat, siis kõik need unelained, ajulained, kõik need masinad, vidinad, mis inimestele külge pannakse, kuidas und päriselt uuritakse. Nii et ja muidugi, kui sa oled Eestis ainus põhimõtteliselt, kes saab kõrgharitud selle teemaga, lisaks siis veel mõnele arstile, siis miks mitte seda siis jagada teistega ja päriselt rääkida, mis asi see uni on ja mida me selle jaoks peame tegema, et see oleks korras. Ehk sa oled meie see hea unehaldjas, kes aitab. Mida unekeskus teeb? Mida nende patsientidega seal tehakse? Ja, no kui nüüd inimene jõuab päriselt haiglasse, kus on unekeskus, siis seal teostatakse polüsonograafilisi uneuuringuid. See on PSG uuring, kuhu inimesele pannakse elektroodid külge, kinnitatakse erinevad andurid keha külge, mõõta tema iga liigutust, ajulaineid, hingamist, mis iganes kõike, pulssi. Ja selle põhjal siis unetehnoloog, kes olen siis mina hariduselt, hakkab seda und hindama 30 sekundit per screen, ehk siis hästi aeglaselt vaadatakse see uni sekund by sekund läbi, kõik see 7 või 9 tundi. Ja selle põhjal siis tekib selline unearhitektuuri pilt ja kõikide nende parameetrite põhjal me siis näeme, kas inimesel on kõik korras või mitte.
Inimene tuleb sinna siis ju tavaliselt siiski põhjusel, et ei ole korras, midagi teda vaevab. Mis teda vaevab? Just, et kui ta sinna on juba jõudnud uneuuringule, siis uneuuringuga me hindame peamiselt uneapneat ehk siis hingamishäiret, öist hingamishäiret või rahutute jalgade sündroomi. Ja mõnel juhul me hindame ka inimese käitumist, et kui on tegemist parasomniaga ehk siis kummalise käitumisega öösel, on siis unepaanika või uneärevus, kõik sellist laadi nagu häired. Aga üldiselt näiteks kui inimesel on klassikalisel kujul unetuse häire, lihtsalt ta ei maga väga hästi, siis sellele uuringule sa kohe ei saa. Et me unetuid nii-öelda uneuuringuga ei uuri. Aga lähme siis selle kaudu kõigepealt, mida te uurite, sest tegelikult see unetuse teema inimesi ka väga huvitab. Et uneapnea on siis see, et kui sa kuidagi hingamistakistus tuleb, mis siis selle vastu aitab? Jah, et hingamistakistus, ma võib-olla räägin sellest, et see võib tekkida siis ülemiste teede räägime nii, et hästi lihtsalt, et inimesed saavad aru. Ma proovin. Ja ma saan aru, et vaata, sa oled ikkagi kõvasti uurinud seda, meil on väga kerge triivida teadusmaailma ära, siis kukub kuulaja läheb võileiba tegema. Jaa, arusaadav. No põhimõtteliselt see tähendab seda, et inimene ei hinga ühtlaselt öösel. Et tal tekivad obstruktsioonid ehk siis hingamispeetused. Ma ei oskagi seda lihtsalt öelda, ehk siis ta ei hinga vahepeal. Tal jääb midagi tuleb ette, et kas on suur adenoid seal või alla vajunud neel või mis iganes, keel vajub alla ja seda hapnikku sealt läbi ei tule ja siis toimub selline ühesõnaga hingamisseiskus. Ja need on muidugi väga halvad, kui sul need on, sest et neid võib olla ühes tunnis mitukümmend tükki. Ja need võivad olla kuni 2 minuti pikkused, nii et inimene ei hinga, ei saa hapnikku kätte 2 minutit. Issand jumal, kuidas ta ellu jääb? Et seda siis juba mitte 1 minuti sees, aga jah, et need võivad minna, need episoodid võivad minna nii pikaks. Ja kui inimene ei saa hapnikku peale, siis ilmselgelt võib seal infarkt tekkida või ütleme, see südametegevusele on meeletult koormav ja ta hakkab juurde võtma, nii-öelda kaalu juurde võtma. Päevane enesetunne on tal väga kehv, ta on väga unine patsient, väga väsinud, ta jääb mikroune episoodidesse ehk siis jääb niimoodi upsti magama korraks, ta isegi ei tea, et ta korraks magama jäi. Et need on täpselt sellised uneapnea ehk siis hingamishäirega patsiendid. Neid on palju siis Eestis või kui sage see mure on? See on tegelikult tõusvas trendis, et vanasti me rääkisime selline 5-7% populatsioonist, aga nüüd räägime juba selline 7-10% populatsioonist. Küsin kohe ühe sellise mureliku ema küsimuse, kas on võimalik, et on hingamistakistus ja inimene hingamistakistuse tõttu ei ärka hommikul? See on hea küsimus selles mõttes, et kui näiteks inimesel on hingamishäire öösel, tal on fragmenteeritud uni kogu aeg, tal on mikroärkamised ehk siis sellised pisikesed ärkamised, mitte teadlikud. Ta on väga väsinud inimene, siis tal on väga raske üles ärgata. Aga kui me räägime noorukist, siis üldiselt nende uni hommikul, neil võib olla ka sügavat und hommikuses perioodis. Sügav uni on siis N3 uni, kus inimest äratada on äärmiselt keeruline, kus inimene kasvab, areneb, taastub. Ja noorukitel, kui nad on unevõlas näiteks, mis nad seal 96% on, siis me esimene asi vaatame seda, kas ta on piisavalt und saanud eelnevalt. Aga muidugi, kui seal näiteks sa kuuledki, et see laps nohiseb, norskab ja ei hinga vahepeal öösel, siis ilmselgelt tal võib olla hingamistakistus ja siis võiks teha talle polusomnograafia või polugraafia. Et tegelikult hingamishäire puhul me teeme ka polugraafiat palju täiskasvanutel eelkõige. Aga kuidas seda arstida? Sellega on nüüd selline lugu, et imeline oleks see, et me uurime ära, siis kõrvaline kurguarst annab oma hinnangu. Uuringuga me saame sellise täpse indeksi, kui palju neid episoode tal on, kui kahjustatud see uni on nende episoodide tagajärel. Aga muidugi igale ühele me
nii-öelda seda uuringut teha ei saa, nii et tegelikult võib ka minna kohe otse kõrva-nina-kurguarsti juurde.